et meie tulime Austraaliasse niimoodi, et meil oli 2 seljakotti. Tänaseks nendest, ma arvan, mitte ühtegi asja ei ole sealt alles. On Mis? Bulgaariast ostetud Hugo Bossi püksid. Need on mul kaasa. Issand, need on need kodupüksid, millega sa ei tohi välja 2018 minna. aastal originaalid muidugi Bulgaaria turult, Hugo Bossi püksid ja siiamaani 8 aastat hiljem. Point on see, et me tulime siia 2 seljakotiga. Kõik, mis meil täna on meie 2 töö. Ja seal ei ole oluline, kes päeva lõpus sai rohkem farmitunde, kes vähem mingi nädal. See on nii lugupidamatu, see on nii enesekeskne, see on nii nõme, et kuidas sa ei näe enda nina otsast kaugemale. Ja see lause ka, ma olen lihtsalt aus. Ei, sa oled lihtsalt sitapea. Yeah. Et nagu õpi käituma. Nii et ei, siukse vennaga ei ole midagi teha. No. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Hea meel, et olete jälle liitunud meiega. Nagu näete, või kui kes kuulab, siis endiselt vana hea Brenda on põrandal, Hans on tooli peal, aga me tegeleme sellega. Meil on teine kott tooli postetud. Me ei ole täidis saanud mega kaua aega. Täidet ei ole. 1 kotitäis on meil täidet ja ootame, kuni Griffiti poodidesse ilmub täidet juurde, siis saame jätkata oma uue stuudionurga disainimisega. No jah, selles mõttes meil on vaja ikkagi sinna taustaks ka midagi juurde, et eks siis näis, oleme praegu niimoodi mõned korrad. Brenna, ma tahtsin sulle uudist jagada ka. No. Oota, räägi ära ka, mis me täna räägime. Vabandust. Täna me võtame jälle teie vana hea lemmikud. Loeme lugusid, kus inimesed uurivad, et kas nad reageerisid üle mingile situatsioonile. Nii et lubasime, et teeme 6 korra seda. Või ma arvan, et ongi 6 korra teeks mingit sükest mängulist formaati. Praegu see on nagu rahvale meeldinud. On inimesi, kes on mingi, ma võin ise ka Redditist lugeda, siis mine loe Redditist ja jätta see episood vahele. Aga pigem me oleme saanud päris palju head tagasisidet just sellele, siis me otsustasime, et 6 korra äkki teeme siis seda. Just, ma arvan ka, et see on siuke mõistlik, et palju me ikka siin enda elust Austraalias räägime, et räägime teile natuke teiste inimeste elust ka. Nii et see on see, mis meil on täna plaanis. Nii et kui enne ei ole kuulanud seda formaati, siis lood Redditist, subredditist Am I overreacting, ehk siis kas ma reageerisin üle ja loeme siis inimeste lugusid, vaatame, mis nad on teinud või keegi neil on teinud ja siis arutleme selle, et mis meie oleks selles olukorras teinud, kas ta reageeris üle või mitte. Meie arvates. Ja kui keegi loeb mingit huvitavat lugu Redditis ja mõtleb, et tahaks, et nagu me räägiksime, arutaksime sellest, et nagu kui sa mõtled, kes mis arvab sellest, siis vabalt võib neid lugusid ka meile saata, mida järgmine kuu siis ette lugeda. Absoluutselt. Aga nii, uudis. Nii. Et sa nüüd hoiadki kõiki mingid uudiseid asju. Ei hoia. Räägi minuga enam. Mulle seda uudist ma kuulsin vist eile, aga Brendal oli eile sünnipäev, nii et siis ma tulin koju, siis me filmisime sünnipäeva videot sulle, siis me läksime restoranis, tulime koju, siis olid mingid videokõned, nii et ei jõudnud. No. Ja siis mul täna tuli see meelde, kui ma hakkasin töölt koju sõitma. Siis ma mõtlesin, ma juba räägin podcastis uudist. Nii. Või on uudis. Me oleme siin ka põgusalt rääkisime sellest paar episoodi tagasi, ma arvan 4-5 episoodi tagasi, kui mina läksin autot autot müüma tähendab. Ja inimesed olid Lake Jellicost pärit ja siis seal oli mõrvar, kes tappis 3 inimest ära. Leiti ülesse. Ja eile lõpuks leiti ta ülesse. Päriselt, mõtle, sellest on möödas mingi 3 kuud äkki või, 4 kuud. No see oli enne, kui mu ema siia tuli ja mu ema jõudis veebruaris. Nii et see pidi olema jaanuaris. Nii et kõva 4-5 kuud. Ja tõesti väiksest külast ikkagi see kõik toimus, nii et nagu see oli ikkagi siuke veits ulme, et kuidas ta sai jooksu, aga on siis story ka või? No story on selline, et ta leidis üles mingisugune inimene, kes siis töötab põhimõtteliselt nagu meie Eesti mõistes RMK-s, eks ole, et riigimetsas või kes haldab seal. Eelnev story, me mingis episoodis tegelikult rääkisime, ei rääkinud põgusalt, me ikkagi rääkisime minu meelest selle story ära, et ikkagi selles mõttes ju
uurijad ja detektiivid ja helikopterid ja kõik asjad nagu ikkagi otsisid teda igalt poolt taga ja politseilennukid lisaks helikopteritele ja nädalaid selles mõttes. Ja meie tegelikult oleme siis viimastel nädalatel, et oli korra plaan ka, et me lähme ka helikopteritega, oma anduritega jõe põhjast otsime, et kas me leiame ta autot ülesse. Aga jah. See oli see drooni teema ka või? Ei, siis oli helikopteriga oli meil plaanis teha. Nii et jah, aga story on siis selline, et kas siis keegi see metsatöötaja tegi siis mingisugust wildlife survey't, eks ole, et ma ei tea, kui palju seal kängurusid on või mina ei tea, sõitsin ringi igastahes. Ja see oli Mount Hope'i juures, mis on siis meist siit umbes 2,5 tundi põhja poole, ütleme Lake Jellicost, kus need mõrvad toimusid, on see tund. Issand, kui lähedal. Jah. Aga teda otsiti ju igalt poolt sealt. Otsiti. Ja siis jah, leidis selle venna auto ja nüüd, kui ma ei tea, kui lapsed peaksid autos olema või kuulate kuskil, siis võib-olla peavad lapsed kõrvad kinni panema. Aga siis auto kõrval oli siis kõdunenud keha ja kõrval relv. Nii et oli siis enesetapu sooritanud. Okei. Vot, niimoodi sai see lugu lõpu. Nii et selles mõttes ja nagu ikkagi kogu story't ei tea. Jah, story't väga selles mõttes ei ole, et leiti, jah, et oligi vist leiti äkki esmaspäev või teisipäev, täna kolmapäev. Ja ma täna nägin, kuna meil tööl nii-öelda seal köögis käib kogu aeg uudised, et siis oli uudistes oli ka nüüd oli kinnitatud, et nii-öelda kinnitasid, nad olid 99% kindlad, aga nüüd siis ma ei tea, kas hammaste või mingite asjadega. Ta oli nagu kohe peale seda teinud otsa peale endale või? Ei tea, et ma mõtlen nagu kõdunemise järgi juba. Ma täpselt ei lugenud või mina kuulsin, mulle räägiti seda uudist. Nii et ma ei ole ise lugenud jah, kui kõdunenud ta oli, et aga nüüd vähemalt täna uudistes oli jah, et on nagu kindlaks tehtud, nii et võimalik, et ta oli siis ja selles mõttes, et siin Austraalias võib ikka päris palju kõduneda, ma mõtlen, et isegi näiteks kui olekski kohe peale seda 4 kuud 40 kraadi käes on ju, et siis jah, nii et vot. Ma mõtlen lihtsalt, et see tundub veits crazy, et see oli ikkagi nagu tunni kaugusel sellest kohast ja kui helikopterid, lennukid, kõik asjad otsivad, et et praegu tundub ebaloogiline, et ta terve aeg seal sai olla. Nojah, aga see nagu lõppkokkuvõttes Austraalia nii suur, vaata. No jaa, me räägime nagu tunni sellest raadiusest. Nojah, aga isegi tunni aja raadius on nagu metsik ala tegelikult, pluss seal on nagu bush ja särki-värki, et jah. Eks ta ole keeruline. Nii et vot, vähemalt nüüd enam kartma ei pea, et hull mõrvar kuskil ringi luusib. Aga jah, selline lõpp siis sellele loole, et võime hakata nüüd ise teisi lugusid vaatama. Loodetavasti äkki natukene lõbusamad ja mitte nii morbiidsed, kuigi otseselt tavaliselt lõbusad need lood siin ei ole, pigem on ikka mingi draama ja probleemid kuskil. Nii et kas sina soovid alustada? Ei tea, otsusta ise. Ma siis loen esimesena. Kas ma reageerisin üle, kui lõpetasin lapsehoidmise töö kohe pärast seda, kui ema mind solvas? Mina, 22-aastane naine. Oota, loe uuesti, ma ei saanud, seal korral oli mingi veidre paus, ma ei saanud aru, mis seal toimub. Kas ma reageerisin üle, kui lõpetasin lapsehoidmise töö kohe pärast seda, kui ema mind solvas? Okei. Mina, 22-aastane naisterahvas, olen hoidnud ühe pere lapsi igal argipäeval hommikul 1 tunni. Hoolitsen 2 lapse eest, panen nad valmis ja viin Uberiga kooli. Küsin selle eest $16 tunnis ja olen tihti jäänud natukene kauemaks ilma lisatasu küsimata. Hiljuti küsis... Vahele, 1 tunni iga päev. Tundub jah, et iga päev... $16 tunnis. Ja siis viib nad kooli ja siis arvatavasti teeb oma asju edasi. Hiljuti küsis ema, kas saaksin laste vaheaja ajal hoida neid kella 7:30 kuni 3:30 pärastlõunal. Vastasin, et hea meelega. Ta küsis hinna kohta, ütlesin, et minu tunnitasu jääb samaks, $16 tunnis.
tema ütles, et peaksime kogu päeva peale kindla summa kokku leppima. Pakkusin, et kuna see on umbes 8 tundi, võiksin teha terve päeva $115 eest. Tahaks nüüd arutada, kas see on 8 korda 16. Noh, tegi $13 siis soodukat. 8 tunni peale. No ma ei tea, kuidas USAs on aus, siis tundub see nagu suht aus äkki või isegi. Misi? Nagu lapsehoidmisteenuse nagu raha, mis ta küsib. Jah, noh, see on siis mingi $25 tunnis või? Austraalia $. Nii et jah, ta ütles, et ma kasutan olukorda ära. Nii et ütles siis, et 8 tundi, $115. Ta ütles kohe, et ma kasutan olukorda ära ning ütles, et maksaks kogu päeva eest ainult $50. Kui ütlesin, et see mulle ei sobi, hakkas ta karjuma ja nimetama mind ahneks. Lisaks ütles ta väga õelaid isiklikke kommentaare minu välimuse kohta, mis tundusid täiesti põhjendamatud. Ma ütlesin talle, et ma ei jätka enam üldse, lõpetasin töö koheselt ja lahkusin. Sellest ajaks saadiks, alustan uuesti. Sellest ajast, lollakas lause. Ma arvan, me vist ei oska üldse praegu teha, et tegelikult ma ei tohiks vahele segada, vaata. Ei, no vahest võib peaks nagu ära kuulama loo ja siis vahele segama. Ma unustasin ära, et see on, ise ka ei tea enam, kuidas see formaat käib meil. No, pole ma teinud. Nii. Jube vastik, 3 sõna äärest. Sellest ajast saadik. Vastik. Saadab ta mulle pidevalt sõnumeid, öeldes, et ma olen ebaprofessionaalne ja et ma ei andnud neile aega kedagi uut leida ning muid sarnaseid asju. Vastasin, et ma ei tule tagasi. Kas ma reageerisin üle, kui lõpetasin töö ja keeldun tagasi minemast? Siia ta on väikse update'i ka pand, kas me arutame kõigepealt? Arutame kõigepealt ja siis me update'i, sest nagu muidu on liiga palju infot korraga. Muidu on liiga palju infot. Ei no, siin on nagu ilmselge, nagu... Ja mis küsimus üldse on? Jah, et see on nagu, ma ei tea, $50 USA dollarit on äkki mingi 65-70 Austraalia dollarit, 8 tundi tööd. 8 tundi tööd ja nagu lastega tegelemine. Kahe lapsega. Ja pluss see ei ole ju, ma mõtlen, et mis mõttes juba see, esiteks see juba nagu ei ole okei, et ta peaks $50 eest seda tegema. Teiseks veel see, et mis mõttes ei andnud aega tuua lapsehoidja leidmiseks. Neil oli kokkulepe, et ta vaatab iga hommiku tund aega tegeleb lastega, viib nad kooli või mida iganes. Et see kokkulepe ju ei olnud, et vaheaegadel sa töötad 8 tundi $50 tunnis. Äkki see naine mõtles nagu, mitte et ma selle naise poolt kuidagi moodi oleks selle ema poolt, aga mõtles, et kui tal siis see vaheajal ei tahtnud hoida, et siis see hommikul tund aega ta oleks pidanud ikka tegema. Et ma täpselt ei saanud aru, et kas vaheaeg juba on pihta. Et ta lihtsalt küsis, kas saaksin laste vaheajal hoida neid 7.30 kuni 3.30. Jah, no see juba ju teine diil. Jah, ei, ma räägingi, et aga ma arvan, aga seal ei ole isegi kirjas seda, et nagu ta oleks pakkunud, et kas sa saad siis vähemalt tund aega hoida, vaata. Jah, aga no minu point on see, et näiteks, et ta, ütleme nii, et 6 aja pärast hakkab vaheaeg. Yeah. Ja siis see kogu asi toimus. Ta ütles, et kas sobib, ei sobi, ja siis hakkas solvama ja siis, aga 6 aega on veel sinna ja siis see ema oli mingi, aga nüüd mul ei ole hommikuti keegi, kes on last, et selles mõttes, kuigi ära ole siis drop lihtsalt, Yeah. Ja siis sul on lapsehoidja. Nii et... Jah, inimene peab küsima õigast palka oma töö eest. Just. Ja kui teine inimene hakkab veel solvama selle eest, et sa ei ole nõus tasuta kellegi jaoks töötama, siis... Ja kõige et ta nagu, ta ei muutnud isegi nagu kokkulepet või nagu ta ütles, et sama hind, mis sa oled siiamaani maksnud minu eest, isegi tegi soodukat veits. Jah, aus. Et nagu... Või siis nagu tule kuskil keskel kokku vaata, et ei saa nii päris hästi, et kas saad kuidagi see kord välja aidata, järgmiseks korraks otsin kellegi teise midagi. Ma ei tea, jah. Aga... Et kuskil keskel kokku saada. Nii et... Nii et jah, ma arvan, et seal ei olegi nagu palju selles mõttes. Ja selles mõttes ka, et mis süüks inimesega ei ole mõtet nagu... Ja ma ei tahakski enam mingit töösuhet selle inimesega teha ju. Või mitte mingisugust suhet inimene, kes niimoodi kohe ütleb ja teeb süksid kommentaare, nii et ei, suht lahti kinni seis, eks ole. Jah, loe see update nüüd ette. Update. Aitäh kõigile, kes vastasid, ma tõesti hindan seda. Tahtsin lihtsalt täpsustada, et ma tean, et töölt lahkumine oli õige otsus. Selles ma ei kahelnud. Ma ei olnud kindel ainult selles, kas ma reageerisin üle sellega, et lahkusin kohe ja jätsin nad ilma lapse hoiuta ning andmata aega midagi muud korraldada. Nägin mõnda kommentaari, kus öeldi, et vastus on ilmselge, millest ma saan aru.
Ei saa. No ilmselt vastus ongi see, et Jah. nagu ta tegi õigesti. Jah. Samuti tahan täpsustada, et seal, kust mina pärit olen, on miinimumpalk $16 tunnis. Tol ajal olin meeleheitel ja töötaja, seega panin oma hinna selle järgi ega tõstnud seda nende jaoks kunagi. Vahepeal olen aeg-ajalt teistel lapsehoidmist teinud ja nüüd küsin $18.50 tunnis. Aus. Kui see oli veel miinimumpalk ja nagu sul ei ole kuskilt mujalt sissetulekut, miks sa peaksid nagu tegema. Ja ta tuli vastu, ta tegi soodukat, ühesõnaga igatepidi, pluss nagu nüüd sealt siis tuli välja konkreetselt see, et kuna jutt oli siis vaheajas, siis ta lõpetas kohe ikkagi töö ja ütleme, et homsest ta enam ei viinud lapsi kooli. Jah. Aga nagu kes käskis sul solvama minna teise mingit välimust või mingit asju? Ütle lihtsalt, et okei, ma otsin kellegi teise. Mina ütlen, sorry, aga paras. Aga nagu ongi paras. Ei käituta niimoodi inimestega. Kõik. Ongi paras, seda tulebki õppida, et nagu väikse lapsega kui mängida ei oska, võtta mänguasjad ära. Nii ei käi, Hans. Mida? Ei midagi, lähme edasi. Mis mina nüüd valesti ütlesin? Ei midagi, lähme edasi minu kord lugeda, ma ei taha rääkida sellest. Miks sa muga rääkida ei taha? Mis ma ütlesin? Siin on lugu, mis tundub olevat väga lühike, ja siis väga palju update'e või mingeid erinevaid asju, ma ei tea. Igal juhul. Kas ma reageerisin üle, kui blokeerisin oma sõbra, sest ta käib 18-aastasega? Nii. Okei, ma ei saa suuremaks teha, ma näe väga hästi. Kas keegi, kellega olen olnud sõber natuke alla aasta, saab kohe 40-aastaseks ja ta käib 18-aastase kutiga? Ma ütlesin talle, et 18-aastased on meie vanuses põhimõtteliselt lapsed. Ta üritas seda õigustada öeldes, ma olen teda alati mehena näinud. See ajas mind tõsiselt öökima, nii et ma lihtsalt blokeerisin ta numbri ja eemaldasin ta kõigilt sotsiaalmeediaplatvormidelt. Ilmselt ei ole ta kunagi näinud kellegagi, kes oleks talle vanuselt lähedal olnud. Nüüd siin on muudatus. Oota, nii, see põhi. Alguses, kui värskelt, eks ole, 30-aastaseks saanud inimesena, siis ma algselt olin nagu selle naisega nõus. Et 18 on nagu, ikka... Pigem on laps, kui on täiskasvanu. No jah, ta on täiskasvanu põhimõtteliselt. No ta on täiskasvanu, aga igastahes, see ongi nagu fine, kes iganes, kellele tehke, mis tahate. Aga see kommentaar, et ma olen alati teda mehena näinud, see tähendab ju, et ta teab seda juba pikka aega, ehk siis ta on teda näinud mehena juba siis, kui ta on alaealine. Vähemalt mina sain siis... Nagu mina lugesin seda sealt kommentaarist välja ja ma olen nõus, et see oli nagu rõve siis. Ei, ta on igal juhul rõve. Nagu selles mõttes, et ma saan aru, et on... Ma ei tea. Nagu ma saan aru, et on inimestel 10 aastat vanuse vahe, et kui see on nagu reaalselt mingi 30, 40, ma ei tea, 50, 30, mida iganes vaata. Et nagu, et inimesed on nagu reaalselt nagu tulnud oma... Nii, ma panen korra ära. Lähme nagu sinna. Ma sain värskelt siin 30, eks. Alustame sellest kõigepealt, et inimesed küsivad hästi palju sellest, et mis tunne on 30 ja ma mõtlen ka, et nagu, et see 20-ndal on läbi, noorus on läinud, oi, me oleme nüüd nii vanad, on ja ilmselgelt tegelikult ei ole. 30-ndates ma saan aru, enamik inimesed räägivad, kuidas elu alles algab, kus on nagu 30-ndad, uued 20-ndad lihtsalt nagu selle suure erinevusega, et sa tead, kes sa oled, sa võib-olla tead rohkem, mida sa tahad. Lisaks sellele sul on natuke rohkem raha arvatavasti kui 20-aastaselt, et siis nagu kuidagi elu on rohkem välja kujunenud, sul on nagu, kõik on palju ägedam. Ja ma saan aru, mingil hetkel mingid etapid ja asjad, see läheb korraks teemast kõrval, aga ma jõuan varsti selle põhipondini. Et need nagu teemad käivad, kellel algab see mingi 27-aastaselt, kellel 30-selt, kellel 28, ma usume, kõik käime mingil määral selle nagu läbi selles osas, et issand, ma saan nii vanaks, appi, 20-ndad läinud, mida iganes. 29 oli siuke nõme vanus, et ma oleks hea meelega juba 30. Tegelikult ei ole üldse vahet, mis number see on ja. Aga et see lihtsalt, et 29, oi, 30-ndad, ma jaksan kuulata seda vaata, et 30-ndad tulevad ja oi, kui vana on ja et tegelikult
kui kuulata nüüd endast vanemaid inimesi, kes tavaliselt on targemad, sest nad on elukogenumad ja nii edasi, siis kõik räägivad, et 30ndad on kõige parem aeg elus üldse. 50ndates räägitakse, et 50ndad on kõige parem aeg elus, aga siiski kõik toovad 30ndad välja, kui sa räägid ka 70-aastastega, on ju. Et siin ei ole nagu, et lõpuks see 30ndad tuuakse välja, see on äge aeg, mida iganes, on ju. Ja nagu minu mõte sellest on siis see ka, et eks ikka mingi, ma ei tea, sellest 20-ndatest räägitakse nii palju, et pane hullu 20-ndates, pane pidu, tee mingeid asju, äge, vaata, avasta, käi, reisi, bla, 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 vaata, et siis sul ei ole kohustusi ja nii edasi ja nii edasi. Sa võid sama teha 30-selt ka, nagu, et lõppkokkuvõttes kõik võivad teha, mis nad tahavad. Aga minu point siis see, et mis ma just eile rääkisin sõbrannaga, on see, et nagu, et mis see vahe siis 20-ndate alguses võib-olla 30-ndate alguses ka ongi see, et igal inimesel on oma tee käia, igaüks nagu kogeb asju erinevatel aegadel, erinevatel viisidel, aga point on see, et enamasti laias laastus inimesed elavad kuni 18-aastaseni kodus oma vanematega. Ja nagu fakt on see, et jah, me kõik oleme eraldi isiksused ja iseseisvad ja erilised ja mida iganes on ju, aga fakt on see, et sa kasvad ikkagi ühiskondlike reeglite järgi, kodus sa kasvad oma vanemate reeglite järgi, sinu enamik või väga paljud tõekspidamised on siis sinu vanematelt või sinu sõpradelt, sa oled väga-väga mõjutatud, sellepärast et sa kasvad keskkonnas, kus sa oled mõjutatud, nagu sa ju kasvad oma vanemate mõjualas põhimõtteliselt. Nende reeglite järgi kõik asjad, vaata. Ja siis mõni läheb 16-aastaselt kodust ära, mõni, ma ei tea, 25-selt, mõni 18-aastaselt. Point on lihtsalt see, et nagu varajases 20-ndates sa nii-öelda astud esimest korda võib-olla sealt kodust välja, saad teada, et vetsupaber ei ilmu ise WC-sse on ja pesupulber ei ole elementaarne asi, mis on võib-olla seal laundry ruumis on ja et pesuvahendeid on vaja osta ja mingi majapidamiskraam on ja et siis nagu vaikselt õpid neid asju on ju, mis on sellised õpid elu, elementaarsed asjad, aga samal ajal sõltub vaata, kui palju see sealt nii-öelda mugavustsoonist välja tuled, et mingil määral sa ju alustad oma elu ja tuled niikuinii, aga siis sa võib-olla käid erinevates töökohtades, arened nendega, käid reisimas, saad uusi sõpru, tuttavaid ja nii edasi ja sul tekivad nagu oma reeglid ja mida rohkem sa ringi käid ennast mugavustsoonist välja paned, seda rohkem sa kasvad inimesena ja seda rohkem sa saad aru, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi ja niimoodi kasvabki välja nagu, et sa õpid ise ennast tundma. Ja põhiasi, mis me räägime ka üliäge, kui inimesed käivad reisil, et võikski minna mingi kas või pooleks aastaks kuskilt nii-öelda oma koduriigist ära, et siis see nii-öelda areng on hästi suur, just selles osas sa õpid ennast tundma, kus on sinu piirid, mis sulle sobib, mis sulle ei sobi. Kui sa ei ole mugavustsoonis, eks ole. Eriti nende kehvade nii-öelda siin, eriti mingi kehvade farmitöödega, asjadega, tuledki nullis, sul on mitte kedagi siin ees. Lähed poodi, sa ei tea, millist juustu osta, nagu sa ei saa emale helistada ja küsida, kuidas mingid, ma ei tea, mida osta ja kuidas mingit retsepti teha, on ja, sest siin ei ole samad toiduained. Et kõik nagu sellised asjad. Ja niimoodi sa õpid ennast vaikselt tundma ja ma arvan, et see ongi see aeg, kus sa nagu lood mingeid erinevaid sõprussuhteid, romantilisi suhteid, mis iganes suhteid, asju. Ja siis sa nagu kasvad välja sinna võib-olla 30-ndatesse, kes saab natukene varem, see sõltub jälle vaata hästi palju. Aga point on see, et selle 20-ndate alguses me tuleme sellest mõjualast välja ja hakkame tasapisi õppima ennast tundma. Ja sellepärast räägitaksegi, et 30-selt või kuskil seal kandis on see, et sa tead, mis sa tahad, sul on rohkem suve, mis teised sust arvavad ja elu on nii palju lihtsam selles osas. Ehk siis selles mõttes ka, et kui 50-aastane on koos 30-aastase, kes see tundub mulle, et aga kui neil on suur armastus, neile meeldib, mis see minu asi on tšatšida seda nagu, see ei ole minu asi tegelikult. Aga kui me räägime 18-aastasest, siis nagu ma ei tea, 18-aastane on sama hea kui 16-aastane minu jaoks. Sorry kõik 18-aastased, kes on väga täiskasvanud ja ma tean, et ma olin 18, ma olin siuke täiskasvanud mimmu, et ise ka ei usu ja nagu nii täiskasvanu ja tubli, kui ma üldse enda arvatust olla sain ja ma ei ütlegi, et keegi ei ole selles mõttes, aga lihtsalt see 18-aastane on nagu, see on fakt, et on väga mõjutatav sellest 40-aastasest inimesest ja see vanusevahe
ei ole okei minu Jah. jaoks. See ei ole okei. See on sama aja, kui ta oleks 16-aastasega koos ja see on juba veits. Aga kas see sina, on pilastamine juba, kas ei sina või? blokeeriks ja väldiks suhtlust sellel juhul? No nagu sest küsimus on lõppkokkuvõttes, kas see inimene reageeris üle, et näiteks eks meil on ka siin sõpru tuttavaid on ju ilmselgelt, kes on seal 30 lõpp, 40 algus, leiab endale uue mehe, 18-aastane täkk. Ma tean inimesi, kellel on näiteks 10 aastat vanusevahe ja see nagu nii sõltub inimestest ka, millised nad on. Sa ju nagu, sa kuidagi loed ja saad aru ka vaata, milline see inimene on, et nagu mõni 18-aastane võib olla nii täiskasvanu, et nagu rohkem kui mõni 35-aastane, et jällegi see on ainult number selles mõttes, aga ma arvan ikkagi, et lõpuks nagu ikkagi see 18-aastane on ikkagi sama, mis 16 minu jaoks. Ühesõnaga, ma arvan, et see ei ole okei ja ma ei tea, kas ma tolereeriks seda. Ja. No mina kindlasti nagu selle loo esimene pool, kui lihtsalt oli, et 1840, et jah, mina endale 18-aastast kaaslast ei valiks. No üks põhjus sellepärast mul juba kaaslane aga isegi kui ei oleks, siis ma ikka ei valiks. Saad aru, et nagu lihtsalt, ehk siis ma ei saa sellest aru, aga lõppkokkuvõttes, eks ole, nagu me räägime, seaduslikult on see fine. See on seaduslikult fine, aga nagu lihtsalt tuleme korra selle aju teema juurde. Ei, absoluutselt ei. Jah, et see nagu süke, et nagu ma ei oskakski midagi öelda, arvatavasti ma inimest ära ei blokeeriks. Ma oleks lihtsalt mingi veits on veider. Miks mingi laps mu sünnipäeva peale tuleb? Vabandust, 18 aastast ei ole lapsed. Aga veider. Aga kohe, kui tuli see lause, et mina olen teda alati mehena näinud, vaat siis see oli see kiri teele ettevaatus.ee või mis leht oli. Jah, ettevaatus.ee. Screenshot, ma olen teda alati mehena näinud, nägemist. Ja, seal on ikka kohtulahendeid ja asju vaja. Ma tean, ma lihtsalt igaks juks ütlen, et see oli nagu humoorikas kommentaar, Brenda, eks ole. Jah, aga mis sa kriuksud seal? Ma ei tea, ma pean õlitama oma siin mikrit vist. Ma ei tea, mis ta kriuksub mul. Et jaa, ma saan aru, et seaduslikult see 18 on täiskasvanud inimene, aga ma just rääkisin nagu kogu loomiks minu jaoks aju mõttes nagu, et kas see 18-aastane, jah, ta vastutab oma elu eest, ta võib teha, mis ta tahab ja see ei ole minu asi ja see ei ole minu asi tšatšida seda 40-aastast sõpra. See ongi mu probleem. Aga probleem ongi selles, et ilmselt nagu ma saaksin päriselt teada siis, kui ma nagu näen seda inimest ja saan aru, kas ta on nagu 18-aastane või ta on äkki nagu tegelikult nagu 35 on ju. Või ma ei tea selles mõttes, et ma räägin, kui see oleks 50, 30, vähemalt 28, ei oleks, ei tunduks see nagu nii crazy. Aga see nagu 40 ja 8, nagu et kuidas sealt see piir nüüd jookseb, kui see oleks 40 ja 17, me ei arutakski seda. Jah. Aga kuna ta on 18 ja 40, siis me arutame, et nagu sest lõppkokkuvõttes, kui me tuleme nüüd selle nagu aju teema peale, et jällegi, ma tean, et nagu ma ei taha kellegile liiga teha selles mõttes, et nagu me kõik ju, ükskõik mis vanuses me oleme, ma arvan, me oleme ülitargad, ülitublid, me oleme kõik, 18-aastane on selline täiskasvanud inimene, kui vähegi olla saab selles mõttes, et me ei taha öelda, et need on lapsed, aga nagu lõppkokkuvõttes nagu see, et 18-aastane ei näe välja ju nagu selline, kes võiks olla nagu, et 40-aastane ei tohiks vaadata 18-aastast. Saad aru, mis ma mõtlen? Et nagu mul ei teki ju atraktiivsus praegu, kui ma olen 30, 18-aastase poisi osas. Nagu never. Et seal on nagu midagi sassis tundub mulle ikkagi. Mina olen seda alati mõelnud, et vaata need haigused, kus nagu inimene, ma ei tea, puberteeti kunagi ei tule, ei vanane, on ju. 40-aastane inimene näeb välja nagu 12. Siis mina olen alati mõelnud, et nad on nagu nii kehvas seisus. Selles mõttes, et isegi kui sul ei ole puberteeti ja sul on see haigus, sa näed välja nagu saaks 12, siis ilmselgelt sa tahad endale kõrvale kaaslast, sa tahad täisväärtuslikku elu elada, on ju. Aga kui sa näed välja nagu 12, siis nagu sa võid olla ju, peas sa oled 35, aga kui sa leiad endale kaaslase, siis sellele kaaslasele meeldib
12-aastase inimese välimus. Okei, see on mingi erand ja see on nagu siuke, et ma no ei tea, ma ei ma ei tahagi, et sa midagi ütleks, see on lihtsalt asi, mille peale ma olen nagu mõelnud. Et kui tuleb kuskil ette, noh, mis mina ei tea, vaatad Reelsi või midagi ja siuke haigus siuksel inimesel on ju, et aga siis ongi mingi, aga tal on mingi 2 last, siis ma mõtlen, et nagu, ma ei tea, veits on kahtlane. Aga nii, et jah, see on nii keeruline. Ja, no haigused on teine teema ka üldsegi, vaata, et jah. Ei, absoluutselt on. Jah. Aga ühesõnaga, see on nagu siuke, mina ütlen ikkagi, et see ei ole okei. Ma lihtsalt nagu, sorry, aga see ei ole okei, et lihtsalt nagu, et sul, et minu peas lihtsalt ei mahu, mul ei mahu see pähe, et kuidas saab 40-aastasele meeldida 18-aastane, et nagu ta ei saa välja näha ju, ma ei tea, 35 üldiselt. Kui ta näeb 35 välja, käitub nagu 35, ja mis vahet seal on, mis number seal passis on? Ikkagi veits on tegelikult. Veits on, selle aju ei saa olla nii välja arenenud, nagu see ei ole. Et me lihtsalt vist, mis meie kogu point on see, et kedagi kasutatakse ära, eks ole, et noh, see on väga mõjutatav vanus ja kui ma ei eksi, siis minu meelest lugesin ka kuskilt, ühesõnaga ajuteadlane rääkis, no ma ei tea, kas ma julgen, ühesõnaga mingi fakt jällegi, kontrollige üle, ärge nüüd arvake, et nüüd päriselt on. Minu meelest oli niimoodi, et ikkagi aju reaalselt alles areneb sul välja kas 31-aastaselt. Et nagu on see nii-öelda lõplik areng, et tegelikult justkui reaalselt täiskasvanulikke otsuseid ja asju võiksid sa täielikult teha enam-vähem 31-aastaselt. Et nagu, et 18-aastasel ei ole see tegelikult niimoodi välja arenenud, ja mina räägin ikka kogu see mõjuala. Et see nagu, et jällegi üldiselt, et sa ei ole suuteline võib-olla nagu 18-aastaselt ennast nagu kaitsma nii palju nagu selliste. Ja et see 40-aastane lõppkokkuvõttes ta on nii palju elu kogenud versus 18-aastane, et see 18-aastane ongi ju see, kes võtab kõiki omaks, mis see 40-aastane ütleb, teeb, bla bla bla, et see ongi nagu uus inimene, okei, las see jääb siia. Ühesõnaga, sa tuled sealt kodust välja ja siis sa lähed nagu selle 40-aastase mõju alla põhimõtteliselt. Me vist otsustasime, et see inimene ei reageerinud üle. Vaatame, et ta toob nüüd täpsustusi ka. Muudatus. Tundub, et enamik ei tea, kas peaks uuesti ette lugema selle, et meelest läinud, mis oli või? Ja see oli suht kiire. Kas ma reageerisin üle, kui blokeerisin? Jah, sest see oli nii kiire, äkki läks meelest ära kellegil? Ei või? Kas ma reageerisin üle, kui blokeerisin oma sõbra, kes käib alla 18-aastasega? Keegi, kellega olen olnud sõber natuke alla aasta. Pluss, see inimene on olnud sõber alla aasta, ehk siis kohe minekut see sõber. Üldse ei huvita. Selles mõttes, et nagu... Ma arvan, et see ei tohiks mängida rolli. Jah, aga nagu seda enam selles mõttes, et sa ei tunne ka seda inimest nii palju. Hakkas käima siis 18-aastase kutiga. Ma ütlesin talle, et 18-aastased on meie vanuses põhimõtteliselt lapsed. Ta üritas seda õigustada. Ma olen teda alati mehena näinud. See ajas mind tõsiselt töökima, nii et ma lihtsalt blokeerisin ta numbri ja eemaldasin ta kõigis sotsiaalmeedia platvormidelt. Ilmselt ei ole ta kunagi käinud kellegagi, kes oleks talle vanuselt lähedal olnud. Muudatus. Tundub, et enamik teist nõustub, et ma ei reageerinud üle. Hakkasin tõesti endas kahtlema, sest jah, 18 on seaduslik vanus, aga minu arvates ei tee see asja õigeks. Olen küsinud paljudelt inimeselt päris elus. Ja kõik nõustuvad, et see on imelik, isegi mehed, keda ma tean. Samas elan üsna konservatiivses osariigis, mis tõttu küsingi Redditist. Jään oma otsuste juurde ja hoian ta oma elust eemal. PS, kommentaarides kuskil postitasin vestluses screenshoti. Uuendus. Meie osariigis ei tohi ta seaduslikult kuni 21 eluaastani osta tubakat ega suitsetamistootet, sama kehtib alkoholi kohta. Seda enam, muidugi USAs on ju 21-aastaselt. Minu osariigis ei saa isegi alla 19-aastaselt seaduslikult abielluda ilma eriliste juriidiliste nõuete või vanemate nõusolekuta. Ta ei ole meie osariigi seaduse järgi veel täisealiseks saanud. See tähendab, et seaduse silmis on ta endiselt alaealine. No see tuleb täpselt selle sama nagu mõtte juurde, mida me just rääkisime kõik. Ja seal on ta reaalselt seaduse kohaselt ka alaealine, on ju.
Samas teeb tema 18-aastane vanus temast selliste inimeste jaoks nagu tema ausa mängu. Mis sa sellest lausest üldse aru? No inglise keeles fair game, et nagu et see on õige asi nii-öelda, mida teha või kuidas öelda. Viimane vastus enne, kui ma teavitused lõplikult välja lülitan. Mul on hea meel, et ma ta blokeerisin. Ma ei suudaks kunagi sõber olla inimesega, kes käib alaealistega. Ma ei tunne enam süüd selle pärast, et ta lihtsalt keset vestlust blokeerisin. Ma ei kustuta seda postitust ega midagi. Juhuks, kui mõni noorem inimene seda loeb. Võib-olla võib see isegi kellegi elu päästa. Ma saan aru, et inimesed ei ole täiuslikud. Ma ei eelda, et mu sõbrad või lähedased oleksid täiuslikud, aga ma eeldan küll, et nad ei käiks alaealistega. See on väga aus. Ja. Nii on. Aga jah. Selline lugu siis. Jah. Ühesõnaga, see ikkagi ei ole okei. Nagu 18-aastane, 19-aastane, 20-aastane ja sellest alla ma isegi ei hakka rääkima. Ei ole okei, kui käib 40-aastasega, on see mees või naine. Aga see ongi see küsimus, et kus me selle joone tõmbame, eks ole? Ma arvan, et nagu 30. Et siis on nagu inimesel võib-olla natuke rohkem mõistust peas, vaata. Võib-olla vabalt ka 20-selt, ma räägin, on erandeid. Ma ei ütle, et 20-aastased on lollid ja neil ei ole mõistust peas ja 30-stel on, aga lihtsalt jah, kui me jõuame, ma ei tea, kas keegi sai aru mu pointist siin, et kui me jõuame ikkagi selle juurde, et enamasti need 20-aastased tulevad alles kodust ema-isa juurest ja õpivad ennast tundma, et mu point on see, et inimestel on 10 aastat aega enda tahtmisi asju õppida tundma ja et äkki 30-selt on inimene saanud teada rohkem iseendast, mis talle sobib ja ei sobi ja nagu, et suudab võib-olla natukene rohkem ennast kaitsta selliste igasuguste eest. Jah. On minu point, et lõppkokkuvõttes me ei saa öelda, et üks vanus on okei ja teine ei ole. Ei saagi. Aga ma arvan, et alla 20 ikka ei. See ei ole okei. Sinu kord. No siuke lugu, siuke pähkel oli korra siin. Ja no kuule, USA-s isegi seaduse kohaselt alla 21 on alaealine. Nii et seal ei ole isegi küsimust. Ei, no pigem ikka ei ole. Et nagu... Jah, aga sa oled 40, sa tahad teitida inimesega, kes ei saa poest. Ma saan sellest aru, Brenda. Suitsu ja alkoholist. Ma räägin nagu, et kui me hakkame rääkima faktidest, siis tuleb rääkida faktidest, eks ole. Et nagu, kas me Eestis loeksime, et Eestis ju ei ole inimene, kes on alla 21, ta ei ole alaealine, kuigi ta ei tohi näiteks kasiinos käia. Ehk siis ma arvan, neid ei saa võrdsustada. Mitte, et ma ütleks, et nüüd mingi 18 aastaga, aga lihtsalt, et jah. Lähme edasi lihtsalt. No nii. Kas ma reageerisin üle, kui teatasin Uber Eatsi kullerist, sest ta murdis meie toidukoti turvakleebise, et panna sinna usulisi voldikuid? Ja ma ei ole nüüd kindel võimalik, et kõik teavad, aga Uber Eats, nagu Eestis Wolt ja Bolt on ju. Ma ei tea, kas Eestis Uber Eats on. Ma tean, Uber on, aga ma ei tea, kas Uber Eats on. Nii et... Ma ei tea ka. Nii et jah. See juhtus täna ja mu abikaasa ütles, et ma reageerin üle, aga ma ei arva nii. Palun aidake. Tellisime restoranist Uber Eatsi kaudu toitu. Nagu enamik kaasamüügi tellimusi, tuleb toit kinnises kotis. Vähemalt peaks tulema. Kui toit kohale jõudis, tõi mu abikaasa selle tuppa. Hakkasin toitu taldrikutele tõstma ja märkasin, et turvakleebis oli katki. Küsisin abikaasalt, kas tema avas koti, aga ta ütles, et ei avanud. Kui võtsin toidukotist välja, leidsin seest usulised voldikud. Mind ei huvita, millist usku inimene otsustab järgida, aga kõige jaoks on oma aeg ja koht. Suletud toidukoti avamine ja voldikute panemine kellegi tellimuse sisse ei ole selleks õige koht ja tööajal selle tegemine ei ole selleks õige aeg. Olen üsna kindel, et Uber Eatsil ja teistel kullerteenustel on selle kohta reeglid olemas. Ma teatasin sellest ja sain raha tagasi, huvitav. Mu abikaasa ütles, et ma reageerin üle ja teen tühjast asjast suure probleemi. Ma saan ka aru, et sellel tagajärjel võidakse kuller rakendusest eemaldada. Kuigi ma ei taha, et keegi oma sissetulekuallika kaotaks, pean ma seda siiski sobimatuks ja toiduohutuse probleemiks. Kui voldikud oleks jäetud koti kõrvale või alla, ei häiriks see mind nii palju, aga kuna see inimene otsustas murda turvakleebise ja panna asjad meie toidu kõrvale koti sisse, siis minu meelest on see rõve ja just sellepärast ma sellest teatasin. Kas ma reageerisin üle, kui teatasin Uber Eatsi kullerist, sest et ta avas meie toidukoti, et panna sinna usulisi voldikuid? Noh, Brenda. Mida? Nagu jällegi,
loogiline, et ei reageerinud selles mõttes, et turvakleebis on seal põhjusega, seda ei tohi lahti teha, kõik. Jah, kus ma tean, äkki maitses ühe kevadrulli ka juba, kui on ju. Ja nagu igasugu hulle on selles mõttes, et nagu mega hirm, ma ei julgeks süüagi seda toitu. Ja tänapäeval. Ise rääkisime, kuidas me sõime, vaata selles mingis episoodis, kuidas me sõime mingi rekkaveest või toitu meile. Aga see on teistmoodi. See oli teistmoodi. Nii et ei. Jah, mina ei usu ka, et ja ma olen nagu nõus, et nagu see pealkiri alguses, sest kui keegi kuuleb esimest korda, siis ma loen need tekstid läbi, lasen AI-l ära tõlkida, ei tähendab, ma ei loe tekste läbi. Ma loen pealkirja läbi, et lihtsalt teada enam-vähem, milles see teema on ja kas see sobiks meile enam-vähem arutada, on ju. Sest osad on sellised teemad võib-olla, millega me ei seostu või ma ei tea, igastahes. Siis tundus mul oli siuke 50-50. Et ma ei teadnud, et kas nagu usulisi teemasid käsitleda või mitte, aga ma loeme ette vaata, mis on. Sest osadega on vahepeal ongi see, et nagu on väga nagu USA kohased mingid teemad, et mingi räägitakse mingi koolidest ja poliitikutest, siis on nagu, mis meil sellest rääkida on lõppkokkuvõttes arvata. Ja meil ei ole seda konteksti, on ju. Nii et siis ma olin siuke 50-50, on ju, et vana hea eestlased, ateistid ei usu mitte midagi, on ju, ja siis hakkame siin usulisi, aga see ei ole usuga kuidagi seotud lõppkokkuvõttes. Ei olegi, et mulle meeldib ka, et see naine tõi välja, et see ei ole nagu, see ei ole, vahet ei ole isegi, mis usuga see inimene seotud oli. See ei ole üldse küsimus. Point on see, et see turvakleebis on katki tehtud. Ma ei sööks seda toitu, kõik. Nii et mina olen nõus, et see on rõve. Ja see kleebis on sinna põhjusega pandud ja nii peakski olema ju. Just, sest et mina lõpuks ei tea ja tänapäeval mina ei tea, paneb kõigile unerohtu ja siis pärast tuleb röövib kodu tühjaks. Kus me teame, on ju. Jah, täpselt. Nii et võt. Ja lõppkokkuvõttes ma ei arva ka see, et see, et ta teatas ja kui see inimene peakski oma siis sellest litsentsist või töökohast ilma jääma, ma olen suhteliselt kindel ka, nagu see inimene ütles, et see käib mingisuguste Uber Eatsi nagu nende tingimuste vastu. No vast ikka kohe lahti ei lasta inimest, et inimesed saavad ikka mingisuguseid hoiatusi asju. Ja kui see on juba nagu mitmes, siis võib-olla siis ei peagi seal töötama vaata jällegi. Et arvatavasti ikka inimesi kohe lahti ei lasta, ma eeldan, et seal on ikkagi esialgu hoiatused sükestel asjade ja võib-olla ongi vaata, inimesed ei pruugi väga paljude asjade peale tulla, et see ei ole okei näiteks neid asju sinna panna, et ta nagu usub millessegi väga tugevalt ja ta arvab, et see on okei. Et siis ongi see, et ta saab selle hoiatuse, siis on nagu teada vaata, et rohkem pole vaja teha, on ju. Nii, kas ma reageerisin üle, kui ma ei taha anda oma kasutütrele tuba, mille ma ise renoveerisin? No nii. Mis see? Okei. Aastal lihtsalt algab, ostsime abikaasaga maja. Oota, võib-olla ma siis kopi. Minu arust äkki oli 2017 pidi seal olema, kui ma nüüd mäletan õigesti aasta. Ma ei saa aru, kas see on mingi megapikk kiri või? No, ütle mulle, mis seal oli, ma alustan otsast peale selle. Minu arust oli 2017, minu arust aastanumber oli lihtsalt ära kadunud siis. Kas ma reageerisin üle, kui ma ei taha anda oma kasutütrele tuba, mille ise renoveerisin? 2017 aastal ostsime abikaasaga maja. Alguses määrati Susanile, nüüd 16-aastane, tuba A. Kuid pärast nädalat seal elamist hakkas ta kurtma, et kuuleb... Kas oli nüüd 16-aastane või tol hetkel 16-aastane? Alguses määrati Susanile nüüd 16-aastane tuba. 16-aastane. Kuid pärast nädalat seal elamist hakkas ta kurtma, et kuuleb kõiki naabri hääli. Kuna naaber pidas tol ajal palju pidusid, talle ei meeldinud ka see, et tema aken vaatas metsa poole ning peale naabri maja nägid öösiti ainult pimedust ja puid. Lõpuks kolisime ta tuppa B. Tuba A on nüüd sellest ajast saadik tühjana seisnud ja muutus pigem panipaigaks. Eelmise aasta lõpus otsustasin sellega tegeleda ja tegin ainult enda säästude eest suure renoveerimise. Vahetasin aknad, lisasin seintele heliisolatsiooni ja nii edasi. Ostsin ka uue mööbli, värvisin seinad, panin vaiba maha, vahetasin lambi välja ja nii edasi. Nüüd näeb see välja nagu väga hubane raamatukogu kontor elutuba.
ja ma armastan seda. Aga Susan ei ole rahul ja kohe, kui ma renoveerimist alustasin, hakkas ta nõudma, et ma annaksin talle toa tagasi. Äkitselt hakkas ta väitma, et tema enda tuba on liiga väike. Tegelikult on see suurem kui minu ja minu abikaasa magamistuba ning sama suur kui meie kahel teisel lapsel. Samuti ütles ta, et vihkab seda, et tema aknast paistab ainult tellissein ning et pole õiglane, et ma võtsin endale toa, kus on walk-in garderoob sees ja nii edasi. Mu abikaasa on tema poolel, aga minu meelest on see ebaõiglane. Mu abikaasal on keldris 2 tuba ainult enda kasutuses. Ühes tegi ta jõusaali ja teises töötoa. Kontori, lastel 7-aastane tüdruk ja 12-aastane poiss ja Susanil, ehk siis 16-aastasel ma eeldan, on meist suuremad toad ning suur osa aiast ja peamiselt elutoas on kohandatud nende vajaduste järgi. Mis mõttes? Okay. Lisaks ei maksnud ei mu abikaasa ega Susani ema selle renoveerimise eest sentigi. Mina tegin kõik ise. Seega ütlesin abikaasale, et kui ta sellest nii väga hoolib, võiks ta Susanile ühe oma tubadest anda, aga ei temale ega Susanile see mõte ei meeldinud ning nüüd on nad mõlemad minu peale pahased. Ühesõnaga, seega ütlesin abikaasale, et ta sellest nii väga hoolib, võiks ta Susanile anda oma tuba või siis nüüd ühesõnaga mõlemad solvunud ta peale. Jah, nii kasutütar kui ka abikaasa. Jah. Mul on väga palju mõtteid sellega ja ma isegi ei tea. Kust alustada ja kas ma viitsin? No Brenda, see veits nagu on see formaat, ma tean, nagu me peame viitsima. Aga mina alguses oli nagu kuidagi lihtsam, et nagu kui lihtsalt alguses ma mõtlesin, et on probleem selles, et laps tahab seda tuba ja ei saa ja umbes tema oma rahade eest renoveerisin, ta ei anna, on ju. Jah, et siis ma oli ühed mõtted, aga siis kui oli see, et see abikaasa on ka nagu, ma ei tea, selle vastu või nagu seal tülis, et siis ma ei saa sellest aru. Mina arvan, et ta ei reageeri üle ja ta käitub õigesti, et ta ei anna seda tuba ja esiteks, kui see oli, tuba pakuti inimesele, küll võib-olla mitu aastat tagasi ja siis nagu ma aru saan, siis põhimõtteliselt, kui see lugu minu arust oli viimase aasta jooksul kirjutatud, 7-8 aasta jooksul on see põhimõtteliselt on lihtsalt panipaik ja tema otsustas, et võtab midagi ette selle ruumiga, siis ja ta tahab endale mingit väikest lounge'i, raamatukogu, kus olla, veeta aega, mina ei näe midagi sellel valesti. Nõus. Jah. No aga mis mõtteid sul siis veel? No mul on jälle mingid teised teemad siin juures, vaata, et nagu kas minna sinna üldse süvitsi või mitte. Et see nagu siit me tulemegi selle peale, mida me rääkisime, mida me oleme siis rääkinud nagu rahateemadest ja asjadest, on ju, et igaüks teeb nii, nagu tema tahab, aga nagu tuuagi siis sama situatsioon siia ette siis et nagu, et sellised asjad nagu, et mulle nagu tunduvad need hästi ebaloogilised, et minu tuba ja sinu tuba ja siis nagu sinu lapse tuba ja kuidas te saate olla kuidas see üldse terviklik pere on või nagu tegelikult on ja ma ei taha nagu vähemaks teha seda, aga nagu, et ma ei tea, minu meelest on see veider, et sul on 2 tuba ja neil on see tuba ja siis, et nagu, et mina oma rahade eest selle toa renoveerisin ja siis nagu ühe maja all üks tiim inimesi nagu, kes armastavad üksteist, kellel on lapsed ja nagu meie versus maailm nagu enam-vähem peaks elama, on ja. Et siis nagu käivad võimuvõitlused selle vahel, kes kus toas elab, kes mis rahadega tuba võttis, kellel on rohkem tube, see tundub mulle lihtsalt nagu, elus on nii palju muid asju, millega tegeleda kui nagu sellega ja sealt nagu tulebki see rahakoti situatsioon, vaata, et ma räägin, igaüks elab nii nagu tahab ja kuidas neil aus tundub, aga mul ei tundu see väga aus, et kui on seal, ma ei mäletagi, mis ägedad ruumid sellel mehel siis keldris oli, on ja. Jõusaal ja siis mingi kontorilaadne toode vist. Et siis jah, nagu seda enam ühesõnaga see tuba oli sellel tütrel, tal ei sobinud, ta kolis teise tuppa ja nüüd siis, et mõlemad on pahased, et anna talle see tuba siis, et nagu
jah, miks peaks andma, vaata, selles situatsioonis, et ma olen nagu, ma ei hakka üle kordama, ma olen nõus sinuga, täpselt samad mõtted, aga jah, mul nagu läksid algusest peale mõtted juba selle peale, et nagu alguses, kui me ei olnud tuumani jõudnud, siis samamoodi mul oli see, et mina oma rahadest tegin ma ei anna kasutütrele, kas te ei ole üks pere, nagu vahet pole, vaata, et kui kasutütar tahab, las ta kolib sinna, aga noh, siis kui me läksime edasi selle tekstiga, et siis jõudsin nagu arusaamale jah, et seal siis ilmselt on minu-sinu ja siis ongi mingid võimuvõitlused, kellel, ma ei tea, majas rohkem tube on ja nii edasi, et jah, ma ei tea. Mina arvan, et jah, nii ongi, et lõppkokkuvõttes see on keeruline, kui ongi siuke sinu-minu situatsioon on ja, et jah, siis tundubki, et on raske nagu objektiivseks jääda või ongi siuke, noh, et kuidas sa vaatad seda olukorda objektiivselt, kui ongi siuke sinu ja minu tuba ja. Jah, et kuidas see nagu jah, aus siis on mõlemale, et nagu ei oleks ebaõiglane või midagi, et ma räägin, ma olen siin, noh, meil see nagu podcasti episood, kus me vastasime nende mingi rahade teemadele, asjadele, ikka siuksed nagu enam-vähem vaata poolikuks ja ma saan aru, et inimesed tulevad nagu erinevatest kohtadest, inimesed tahavad erinevaid asju vaata ja seal me rääkisime ka, et ikkagi ma usun, et ei ole vahet, kumb toob päeva lõpuks raha rohkem majja. Point on see, et me teaksime üksteise unistusi, üksteise soove ja nii edasi ja me nagu liigume selles suunas, aitame üksteist on ja, et siin ei ole minu ja sinu ja noh, aga sa pead jah nägema nagu mingeid asju samamoodi, sest muidu jah ei ole aus, et üks äkki tahab hästi palju raha kulutada, aga teine tahab kokku hoida, et siis seal tekivadki juba käärid nii-öelda, et see nii-öelda nägemus peab olema hästi nagu sarnane, aga ongi see, et mul tuli nagu siuke mõte, mida ma siis sõbrannaga just rääkisin, et võib-olla see mingi meie raha teema ka, mis me rääkisime, et vaata, me unustame ära, et on inimesed, kes noh, lähevadki, ma ei tea, hilisemas elus on ju kokku on ju, noh, et lähedki seal niimoodi, et sul on kasutütar ja nii edasi on ju, et siis on nagu asjad hoopis teistmoodi ka, et noh, kellel mis varad on kuskil siin-seal, teised pered, bla, vaata, või siis nagu jällegi, et noh, praegu on ju, et toome lihtsalt näite, et ongi, ma ei tea, 30-ndates on ju naisterahvas, kes on mingi et kui tema leiab omale sellise partneri, nagu talle meeldib, neil on kõik hästi, kõik on üks värk-särk, et loomulikult kõik on üks, et vahet pole, mis kellel siis varasemalt oli, aga samas näiteks, et kui ta on nagu mingisuguse portfelli üles ehitanud, on ju, investeerimise mõttes, et siis nagu, et ta noh, ei ole kindel, kas peaks seda jagama ja sealt nagu tekib tõesti see, aga miks peaks selles mõttes, et see portfell, mis sa oled nagu kunagi üles ehitanud ja nüüd saate kokku, et noh, kõik on üks, aga et see portfell võib olla sinu nimel, sa ei pea seda jagama. Ei, seda ei selles peagi. Mõttes, aga et ma tahtsingi tuua siia konteksti meie puhul ka, et meie tulime Austraaliasse niimoodi, et meil oli 2 seljakotti. Meile mõlemale kuulus 2 seljakotti, kus sees oli meie asjad, mis noh, põhimõtteliselt väärtusetud asjad ikkagi, et nagu, et noh, riided on ju, enam-vähem. Ja Eestis meil ei ole mingeid kortereid, noh nüüd on ju, aga meil ei olnud nagu mingeid kortereid või mingeid pärandusi või noh, mis iganes vara. Ehk siis me tulime siia 2 seljakotti. Tänaseks nendest, ma mõtlesin nendest seljakottidest ja nende seljakotid sisust. Ma arvan, mitte ühtegi asja ei ole sealt alles. On või? On. Mis? Bulgaariast ostetud Hugo Bossi püksid. Need on mul kaasa. Issand, need on need kodupüksid, millega sa ei tohi välja minna. 2018 aastal ostsin, ma ei tea, 10 euroga originaalid muidugi Bulgaaria turult, Hugo Bossi püksid ja siiamaani 8 aastat hiljem. Need püksid on tõesti. Need püksid, ma rohkem... Aga ma ei suutnud välja mõelda, et sealt midagi oleks veel alles. Mina kusjuures tulin padjaga aussi veel, nii et seda ka ei ole. Üks asi veel, mis ma tean, sinu telefon, millega sina tulid Austraaliasse, see on alles veel. On ka või? See on mu sahtlis. Töötab ka või? Enam-vähem võib-olla. Okei, vahet ei ole. Point on see, et me tulime siia 2 seljakotiga. Meil oli raha, et siin, mis iganes nõutud raha oli, on ju, millega me siia pidime tulema ja kõik sellest edasi. Vahet ei ole nagu minu, sinu, et kõik, mis meil täna on meie 2 töö. Ja seal ei ole oluline, kes päeva lõpus sai rohkem farmitunde, kes vähem mingi nädal ja kes tõi siis nii-öelda raha rohkem majja. Kõik, mis meil on
on meie ühine töö Mhm. ja kõik kuulub meile mõlemale. Jah, aga Ehk siis see nagu kontekst on võib-olla nagu puudu, et ma saan Mhm. aru, et inimestel on juba, ma ei tea, kinnisvarad, värgid, särgid ja siis kui nad saavad nagu kokku inimesega, et sul on juba nagu mingi elu üles ehitatud, et sa ei pea võib-olla tõesti oma portfelle ja mingeid asju nagu kõiki kohe selle Absoluutselt. inimesega jagama. Aga kui see on ikkagi nii-öelda koos tehtud, siis jah, ma ei tea, kuidas saaks teisiti. absoluutselt, et ei pea, et lõppkokkuvõttes mina, et nagu jah, kui olekski sihuke olukord, et ma ei tea, siis ma tahaks, et perel oleks ikkagi nagu ühine rahakott selles mõttes, et nagu ma ei tea, ongi siis, et mõlemad panevad iga kuu pere rahakotti, panevad, ma ei tea, seal 800 eurot või $1500 või mis iganes summa sa kokku lepid, on ju, ja see on siis see raha, millega me siis, noh, et ei pea kõik olema ühine, aga lihtsalt nagu no midagi peab, no ma ei tea jah, nii ei saa vaata, et mina nagu me tellisin täna võitleme Uber Eatsi ja homme nagu elus on nii palju asju, kus sul tuleb takistusi, me teeme plaane, meil tuleb nagu nii palju mingeid erroreid sisse, nagu millega sa pead tegelema tööl, ma ei tea, poes keegi tuleb sõimab lambist näo täis, no mida iganes, vaata, igasugu asju võib juhtuda. Ja siis nagu kodu on see turvaline paik, kuhu sa lähed, sul on see sinu kaaslane, keda sa usaldad maailmas kõige rohkem, kes on alati sulle toeks, te olete alati üksteisel olemas ja sa lähed nagu koju ja hakkad võitlema seal mingite, kes mingit tuba renoveeris, kes mis rahad, nagu ei, see peaks olema minu safe place, vaata. Et see ei, jah, minu meelest, jah, ühesõnaga mul nagu tekkisid hoopis need mõtted sellega, nii et, aga kui asjad on neil toimivad niimoodi, siis mina olen selle naisega nõus. Jah, mina olen ka selle naisega nõus lõppkokkuvõttes, et ja minu jaoks just nagu, et see, kes sellest maksis, see selleks lõppkokkuvõttes, aga mina ütleks just, et see, et keegi ei näidanud huvi selle ruumi vastu üles selle hetkeni, kuni tema renoveeris ära selle. Tema hakkas tegelema sellega, on ju, et oleks algusest peale olnud, et on ju, et mina tahan seda renoveerida ja siis tütar mingi, ma tahan sinna kolida, noh, siis on nagu teine teema, on ju, aga see, et see seisab 7 aastat kolitoana ja siis järsku kõik tahavad seda või mis iganes, et nii, et mina olen ja seal ei mängi ka rolli üldse see, kas ta on kasutütar või mitte, ma arvan, et nagu vahet pole. Jah, oma tütrel ütleks samamoodi. Noh, jah. Mis tahad siit? Nii ei käi need asjad. Jah. Oleks nüüd varem öelda, vaata. Jah, oleks nüüd aidata. Vähemalt. Jah. Nii et no võt, mis sa arvad, teeme ühe loo veel ja tõmbame otsad kokku. Ei, no teeme need lood ära, mis sa oled siia välja valinud selles mõttes. Kas ma reageerisin üle, kui jalutasin kohtingult minema pärast seda, kui mu kaaslane nimetas mu toitu rõvedaks? Ja rõve on jutumärkides. Mina, 26-aastane naisterahvas, käisin teisel kohtingul ühe mehega, 29-aastane meesterahvas, kellega olin umbes 6 aega suhelnud. Läksime ühte hubasesse Fusion restorani, mis mulle väga meeldib. Seal on Aasia ja Ladina-Ameerika köögisegu. Tellisin oma lemmiktoidu, veise empanadad kimchiga. Kui toit kohale toodi, tegi ta näo pähe ja ütles, see näeb rõve välja, ma ei tea, kuidas seda süüa suudad. Alguses naersin selle välja ja ütlesin talle, et see on tegelikult väga hea, aga ta jätkas väikeste kommentaaridega nagu lõhn on päris hull ja ma ei käiks kunagi inimesega, kes selliseid imeliku asju regulaarselt sööb. Lõpuks ütlesin talle, tead, sa oled päris ebaviisakas, sa ei pea armastama seda, mida ma söön, aga sa ei pea seda solvama. Ta muigas ja ütles, ma lihtsalt olen aus. Siis palusin kelneril mu toit kaasa pakkida, maksin oma osa ära ja lahkusin. Hiljem kirjutas mulle sõnumi, et ma tegin talle piinlikust ja et ma olen liiga tundlik. Kas ma reageerisin üle, kui tundsin, et see oli piisavalt lugupidamatu, et lahkuda? Mis värk sellega oli? Kas ta oli mingi teidil esimest korda või? Teisel kohtingul. Teine kohting. See on nagu, mina olen nõus selle naisterahvaga. See on minu nagu väga, ma ei tea miks, aga see on mu väga südamelähedane teema. Et nagu minu arust ei tohi mitte kunagi nagu kõikidel... See on sul väga tähtis küll ja tegelikult. See on mul väga tähtis ja ma ei tea miks, aga on inimestel on igasugu erinevaid asju, mida keegi ei söö. Ja see on fine ja see on normaalne. Aga minu arust on nagu see on nii ebaviisakas ja see on nii vastik ja see on nii nõme ja mida sa üldse ütled üks asja peale, et näiteks ütleme,
et sa oled inimene, kes ei söö banaane. Ja siis sa näed, et keegi sööb banaani ja siis sa oled mingi vastik banaan on ju. Mis tekstuur see on? Jah, et see on nagu, see on nii ebaviisakas, see on nii, esiteks, mis sa ütled selle peale mingi, nojah, mulle maitseb. ma ei tea, mulle maitseb ära söö, et see on nagu, see on nii lugupidamatu, see on nii enesekeskne, see on nii nõme, et kuidas sa ei näe enda nina otsast kaugemale. Nii et ma ei tea, jah, see on siuke nagu lahedad lapsed tänapäeval ütlevad, et see nii trigerdab mind lihtsalt. Lapsed. Mis ma tahtsin öelda? Jaa, see on väga teema, mis sulle üldse ei meeldi. Ja selles mõttes, et on okei ja huvitav on ju arutada, mis keegi sööb, et nagu ma tean, nagu sõbrannade, sõprade, tuttavatel, ma tean, et mingid inimesed ei söö tomatit, juustu, nagu mingid siuksed väga standardseid asju on ju, et mis on mingi, et see, et inimesed ei söö seeni või oliive või krevette või mingid siuksed asju väga tavakas on ju. Aga näiteks tõesti, keegi ei söö juustu või tomatit ja kui ma kuulen seda, siis ma mingi, vau, see ei söö juustu või tomatit, okei, veider vaata. Või nagu tegelikult see ei ole veider, see on lihtsalt midagi, et see ei ole väga tavaline või levinud. See on ootamatu. Ootamatu, täpselt. Ja et huvitav on ju ikka suhelda oma vahel, et mida keegi sööb, mida keegi ei söö, issand sulle maitseb selline asi, okei, mulle üldse ei maitse on ja me võime sellest rääkida, aga nagu see kogu point on see, kui sa lähed ja teed maha samal ajal, kui teine inimene sööb seda asja, et sa võid öelda, et issand, sa sööd siukest asja, kas sulle maitseb ja jällegi see sõltub vaata kust ja kuidas see tuleb. Versus tulebki mingi siukest asja rõvevad. Mis see sinu asi on, mida teised inimesed söövad lõppkokkuvõttes, sina ei pea seda sööma vaata. Et jaa, see on üks asi, mida ma tean aga jaa, ma olen nõus selles mõttes, et seda ei ole vaja teha. Mitte kellegi asi ei ole, mida teine inimene sööb. Nagu sina vaata, mida sina sööd ja mis sulle maitseb ja kogu lugu. Ega ta sulle. Nagu... Ja alguses jälle, nagu ma ütlesin, ma loen neid pealkirju. Ja siis mina mõtlesin, et see on nagu, et inimene, näiteks ongi kodu, tellis süüa ja siis talle ei maitsenud see rõve. Siis ma mingi, okei, ma võib-olla sellest saan veel aru. Aga see, et tal oli oma toit ja teisel inimesel oma toit ja siis ta kommenteeris teise inimese toitu. No mis asja, Jaa, et see on jah siuke ja ma saan aru, et inimesed nagu võivad mõista üksteist valesti ja nagu ta võib öelda, et issand sa sööd mingi siukest asja ja no jah, mulle maitseb, sa ei pea sööma vaata. Või et ta nagu ühe korra juba ütleb, et kuule, et ei ole väga viisakas seda öelda või nagu, et sa ei pea sööma, et mulle maitseb, et see on tegelikult päris hea, siis see on nagu koht, kus juba aru saada, et okei, sorry, ma ei tea, ma ei mõelnud päris seda, ma ei sööks seda, on ju. Keegi käsigi sul süüa ja nagu selle teiste toidu vaatamine üldse, mida keegi sööb, mida keegi ei söö, on nagu veits siuke, et jälle, miks teid kotib nii väga? Ja see lause ka, ma olen lihtsalt aus, ei, sa oled lihtsalt sitapea. Et nagu õpi käituma. Nii et ei, siukse vennaga ei ole midagi teha. No ja selles mõttes seal üle ka, miks ma peaksin raiskama oma aega, et ilusti kuidagi see teit ära lõpetades hiljem saata sumi, kuule, me ikka ei sobi. Ei, sellest hetkest, kui sa teed toite maha ja ütled, kui sa mingi siukest asja sööd, siis ma küll ei teidiks sinuga. No tore, ma söön oma toidu ära ja lähen minema, nägemist. Ei, läks koos toiduga minema. No veel parem, selles mõttes. Nii et ei. Väga õige reageering ja see lihtsalt, ja ma ei tea ka miks, ei tea, kas keegi, kui ma olin väike laps, keegi tegi nalja mulle või ma ei tea, aga see lihtsalt, see on terve elu mul olnud. Et see nagu, see niimoodi häirib mind lihtsalt, kui keegi teeb kellegi teise. No tegelikult ausalt see ei ole ka viisakas, on ju. See ongi metsikult ebaviisakas. Et aga sind ta trigerdab suht palju, et ei tea miks huvitav, et kuskilt see peab tulema sul aga selles mõttes ma olen nõus, et see ei ole nagu ilus, veel eriti, kui sa sööd samal ajal seda. Ja ma ei ole nagu fänn, kui sa teed makarone hakklihaga ja valad selle ketšupi ja hapukoorega üle, on ju. Aga nagu, jah. See on gurmee toit, eks. See ei ole just mu lemmiktoit ja mina ei söö seda, on ju. Aga nagu ma ei tule su kõrvale ja ole mingi, et terve aeg, kui sina naudid ja sulle väga meeldib see, et siis ma ei tule nagu maha seda tegema, vaata. No see ongi see rikub isu, vaata. No tegelikult ta ei riku isu selles mõttes, aga see on nõme. Tuju rikub. Mida sa hilgud mu kallal, lase mul süüa rahulikult, vaata. Jah, just. Nii.
viimane kiri ja siis paneme pillid kotti, hakkame boonusepisoodi ja salvestama. Maikuu boonusepisood tuleb, kus me jätkame oma rahateemadel. Nii et okei, mina, 20-aastane naine, olen olnud oma poissõbraga 22 aasta mehega koos umbes 1,5 aastat. Elame samas... Oota, sa ei lugenud pealkirjat? Kus pealkiri on? See on mingi teise selle otsas. Okei, sorry. Kas ma reageerisin üle, kui tulin tema autost välja ja tellisin Uberi pärast seda, kui armatuur lauale ilmus sõnum? Mina, 20-aastane naine, olen olnud oma poissõbraga 22-aastase mehega koos umbes 1,5 aastat. Elame samas linnas ja ma olen praktiliselt igal õhtul tema juures. Ma tõesti arvasin, et oleme kõigest samal lainel kuni eelmise õhtuni. Sõitsime toitu võtma ja tema telefon oli GPS-i jaoks autosse ühendatud. Ekraanile ilmus sõnum ühe tüdruku nimelt, keda ma ei tundnud ja seal oli sõna-sõnalt kirjas: kas sa tuled hiljem läbi? Ma igatsen sind. Ma lihtsalt tardusin, ma isegi ei karjunud. Küsisin lihtsalt, kes see on. Tema rebis kohe telefoni juhtme välja ja hakkas väga närviliselt käituma. Ta ütles mulle, et ma lugesin valesti ja et tegelikult oli see tema õe sõnum õhtusöögi kohta. Ma ütlesin talle, et tema õel on hoopis teine nimi. Ja siis hakkas ta häält tõstma ning ütles, et ma olen paranoiline ja otsin alati põhjust tülitsemiseks. Ta ei näidanud mulle telefoni ja kordas ainult, et ma rikun tema privaatsust, kuna vahin tema ekraani, kui ta sõidab. Vau, milline privaatsuse rikkumine. Ma ütlesin sõna otseses mõttes, et ma olen luuleline ja minu ärevus rikub hea asja ära. Luuleline? Luuleline. See võib-olla on... Äkki mingi luululine? Luululine, ma ei tea. Ta ütles sõna otseses mõttes, et ma olen luululine. Äkki on luululine, jah? Nagu mõeldud nagu mingi uhuu, vaata. Äkki on nagu tee luulu ja siis AI otsast tõlkida luululine. Luululine, jah. Ja et mu ärevus rikub hea asja ära. Ma ütlesin talle, et ta paneks bensiinijaamas... Ma ütlesin talle, et ta peataks bensiinijaamas auto, ma pidin telefoni lähemale võtma lihtsalt. Tulin välja ja tellisin Uberi. 30 ikkagi, ne? Ma alustan uuesti. Ma ütlesin talle, et ta peataks bensiinijaamas auto. Tulin välja ja tellisin Uberi, sest manipulatsioon pani mind tundma, nagu ma hakkaks päriselt mõistust kaotama. Nüüd pommitab ta mu telefoni sõnumitega, öeldes, et ma olen ebaküps, kun autost välja tulin ja et ma olen suhtes olemiseks liiba ebastabiilne ja hakkan suvalise teavituse peale paanikasse minema. Ta pani mind tundma, nagu ma oleks midagi valesti teinud, aga ma tean, mida ma nägin. Kas ma reageerisin üle, kas ma olen päriselt liiga palju või olen üsna ilmselge, et ta petab. Nagu, oh my god. Kas ma saaksin öelda kõigile inimestele, et sellised mehed on siuksed räiged tondid, nad jäävad eluaeg manipuleerima, nad pööravad kogu aeg olukorra nende inimeste vastu, ükskõik millised ise süüdi olevad, need inimesed petavad, nad jäävad eluaeg petma, nad on nartsissistid lihtsalt ja sellise inimese ees tuleb nagu võimalikult ruttu ära joosta, kui on veel õige aeg. No, aga seda meie neiu tegigi, nii et õige otsus. Õige otsus. Ja. Nagu, ja vaata, kuidas nad nagu sellised tüübid tambivad selle nagu ebakindlu, nad suruvad seda niimoodi läbi, et sa hakkadki iseendas kahtlema ja sa tunnedki, et aga äkki mina olengi ebaküps ja äkki ma reageerisingi üle ja selle nagu jah, olles ise nagu läbi käin neid asju niimoodi, siis on väga lihtne ju tagantjärgi mõelda, et issand, no kui loll on ja mingi see ja teine asi, aga tollel hetkel sul on, ma ei tea, suur armastus, nii tore on kõik on ja kuniks ja tegelikult sa ju mõistad neid asju, et need asjad on valesti, aga see inimene suudab sind ära manipuleerida nii hästi sellega, et sa ju näed konkreetselt sõnumit ja ta võtab selle juba see käitumine, see ütleb kõik. Esiteks, see on juba number 1 asi, käitumine see, et ta võtab selle telefoni sealt ära. Number 2, mingi privaatsuse rikkumine, juba ta üritab seda kuidagi sutsata selle tüdruku kahjuks või selle, et umbes tema midagi valesti teinud. Lähme lihtsalt järgi mööda.
nagu need 2 asja ja nagu noh, see osa, siis ta hakkab rääkima, et see oli tema õde, kellel üldse teine nimi, ehk siis mis selle nimetus nüüd on? Et inimene hakkaks oma ajus kahtlema, vaata. Ja, gaslightimine. Noh, täpselt. Ta juba esimesest hetkest lihtsalt teeb seda, vaata. Ja siis see tüdruk ju hakkabki nagu sa hakkadki oma ajus kahtlema, et äkki sa nägidki vale nime või äkki sa tegidki seda, aga see on juba nagu 3. asi, mis on valesti, vaata pildilt. Et nagu, et sa ei saanud näha vale nime, sa ei saanud näha valet sõnumit, sa ei vaadanud, sa ei rikkunud tema privaatsust, ta ise pani oma telefoni sinna. Ja siis hiljem veel see sinna otsa, et ta ei näita telefoni, näita siis, et su õde saatis sõnumi. Ja et ma lugesin valesti. Jah, miks ei näita mulle seda? Et nagu probleem lahendatud esimese korraga, aga seal juba 3 lippu on ja või isegi 4, siis jõuame selle juurde, et jõuavad tanklasse ja see, et jätta siis rahule see inimene. Läks persse, vaata, noh, on niimoodi. Aga ei, saadab veel ekstra sõnumi, et sa oled ebaküps ja reageerisid üle ja kuidas sa üldse julged olla niimoodi? Sõnumeid, seda enam nagu, ja nagu ma ei saa aru. Ma ütleks, või nagu tähendab, ma saan aru. On näha, et see töötab ka, vaata. See manipulatsioon. See töötab väga hästi, jah. Sellepärast, et noh, ehk siis see inimene ongi ju piisavalt palju seda kedranud võib-olla ja ta ongi jõudnud nagu järelduseni, mitte otseselt järelduseni, aga tema sees on see kahtlus, et miks ta üldse läks ja miks ta pani selle loo kirja Subredditisse, kus küsitakse, et kas ma reageerin üle. See tähendab, et ta peab juba mingi kahtluse uss on seal sees, on ju. Ehk siis see teine pool suutis piisavalt hästi manipuleerida, et ikkagi see kahtlus tekkis, kuigi noh, kui me loeme seda teksti või kuuleme seda lugu, et siis meie jaoks on see väga mustvalge, aga tema jaoks ta suutis seda seal piisavalt palju solkida, et see hakkas see tüdruku jaoks halliks muutuma. Ja seal on nagu 99% tõenäosusega on seda tüdrukut juba töödeldud ja manipuleeritud, et see ei ole esmakordne asi, 100%. Ja seda ongi nagu nii lihtne teha, sest sul ongi inimese vastu tunded, kõik on ju nii-öelda, kui on ilus hetk ja kõik on hästi, siis on ju tore, aga et sellised sellised manipulatsioonid ja sellised, et sina paned nagu, noh, kogu aeg tegelikult tõmmatakse seda enesehinnangut ja mingid asju maha, et üldse oleks võimalik sellistes olukordades kogu aeg ümber pöörata neid olukordi, et nagu, jah. Et noh, kui mitu korda see tüüp lihtsalt keeras seda asja tüdruku nii-öelda poolele, et tema tegi midagi valesti. Et selles pisikeses olukorras oli mingi 6-7 asja juba. Nii et... mis ongi lõpuks usud, et aga ma olengi nii armastamatu ja väärtusetu ja kui olengi liiga palju, mind on liiga palju, vaata. Ja kui ma nüüd seda inimest, selle inimesega koos ei ole, siis olengi üksi terve elu. Aga no lõpuks, kui keegi kuulab ja tunneb ka kuidagi ennast sellises olukorras ära, siis nagu reaalselt nagu nii kiiresti jookse, kui vähegi saad. Sest ma mõtlen lihtsalt, et ongi see, et kui keegi ütleb sulle, et sind on liiga palju, siis see inimene ei ole õige inimene nagu ei sinu sõbraks, ei sinu kõrvale, mitte midagi. Et nagu sind ei ole liiga palju õige inimese jaoks. Täpselt nii ongi. Sina oled nagu sina oled ja sind ei ole liiga palju kellegi jaoks. Just. Nii et võt, selles mõttes täna nagu tundusid just kui, et mis mulle meeldib selle formaadi puhul, ma tahtsin siia lõpu veel panna, et täna just kui tundusid väga lihtsad lood minu vaatevinklist või vähemalt minu mingisuguse sisemise kompassiga need olid nagu joondus. Et nii nagu, et minu jaoks tundusid üpris mustvalged, aga isegi hoolimata sellest ikkagi tekkis nagu väga palju huvitavat diskussiooni, ma ütleks. Ja mulle meeldib seda teha, sellepärast, et see toob nagu mingeid jututeemasid, mida on nagu huvitav arutada. Ja ma loodan, et teil on huvitav kuulata ka seda, et lihtsalt ma ei tuleks selle peale, et neid asju muidu rääkida, vaata. Just. Ja jällegi tore, 20 aasta pärast kuulame, mõtleme, kas naerame, et oleks me vaid teadnud tol hetkel hoopis neid ja neid asju, või arvame samamoodi. 20 aasta pärast kutsume ennast lollideks lasteks. Jah, arvestani ise kõik küll. Nii et võt, aga loodame, et teile ka meeldis järjekordne episood seda reageerimise podcasti siin, nii et
Nagu alati, meie igapäevategevustel saab silma peal hoida Instagramis, miks mitte Austraalia, ja nüüd meie väga aktiivses TikTokis ka, miks mitte Austraalia, on õige? Jah, just nii. Võite meile alati kirjutada, miks mitte austraaliat@gmail.com ja meie boonussisu saab vaadata juba 15 boonusepisoodil üleval nii Patreonis kui ka Spotify's ja varsti, arvatavasti ka YouTube'is. Nii et, aga seal läheb natukene aega veel. Nii et kui vaatad praegu YouTube'is ja ei ole veel subscribe inud, kas sa saad? Pane subscribe, eks ole. Siis saab teile boonussisu ka tuua siia YouTube'i, ehk siis kes ei taha Spotify'd kasutada, kes ei taha Patreoni kasutada, teile meeldib YouTube'i kasutada ja tahate näha boonussisu ka, siis pange subscribe. Aga suur aitäh teile, näeme juba järgmisel nädalal, olge mõnusad, tšauki, tšau! Tšau!